Täpselt aasta tagasi andis ekspresident Donald Trump vande kaitsta Ameerika Ühendriikide põhiseadust riigi 47. presidendina. Kui esimest ametiaega ilmestas pidev vastasseis oma administratsiooniga, siis nüüd on meeskonnas täpselt otsitud inimesed, mis omakorda viitab kindlale plaanile, arvab rahvusvaheliste suhete spetsialist. Ja kui me vaatame tegelikult seda ühte aastat, siis ka Ameerika Ühendriikide siseelus, Donald Trump on võitnud peaaegu alati kõik need niisugused olulised hääletused, et paar tagasilööki on olnud vist ülemkohtus, aga ütleme, et kongress on olnud sisuliselt tema kontrolli all, isegi tasavägised hääletused, et ta on nagu selle survestamispoliitikaga, mida ta nüüd praktiseerib Euroopa kallal, on nagu suutnud nii-öelda vabariiklasi siis konsolideerida, talle sobivaid otsuseid vastu võtma. Katsume siiski kokku lugeda, mis on aastaga juhtunud demokraatiat kaitsvas lipulaevas. Trump avastas süüdi mõistetud Kapitooliumi ründajad, kaotas ära föderaalse haridusministeeriumi, lõi valitsuse tõhususe osakonna, mis pärast Elon Muski väljaviskamist kadus eelmise aasta novembris. Kõik pole ludinal läinud, üks suur pind on pidevalt häirinud. You just keep going on the Epstein files. And what the Epstein is a Democrat hoax to try and get me not to be able to talk about the $21 trillion that I talked about today. Epsteini faile hakkas administratsioon jagama alles siis, kui kongress andis käsu kõik avalikustada. Seni on vaid avalikustatud 10% kõikidest failidest, mida 79-aastane Trump aga veel tegi. Elimineeris riikliku abiorganisatsiooni, mille kaudu rahastati niinimetatud pehme jõu võimalusi üle maailma. Tõmbas USA välja rahvusvahelistest organisatsioonidest, nagu näiteks terviseorganisatsioon, ning lajatas tollitariife nii vastastele kui liitlastele, et USA majandust kaitsta. Esimene vabastuspäev oli 2. aprill. China, first row. China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. Hiina suhtus rahulikult, lajatas piirangud haruldastele muldmetallidele, mida vaja elektroonikas ja nutitelefonides, ning nüüd on Trump taandunud. Kodule lähemale vaadates nimetas ta Mehhiko lahe Ameerika laheks ja They should be a state. That's why I told Trudeau when he came down. Kui valimisteks valmistunud Kanada hakkas vastu ja Trump tunnustas seda, siis vaatas ta juba kaugemale ning nägi Gröönimaad, millega väidetavalt soovitas tegeleda juba 8 aastat tagasi Ronald Lauder, kosmeetikatööstuse juht. Immigrantide ohjeldamiseks kärpis Trump tudengi- ja tööviisasid ning laiendas immigratsiooniameti ehk ICE agentide volitusi. Aastaga saadeti välja 622 000 inimest, 1,9 miljonit on väidetavalt ise lahkunud. Tõsisem muudatus oli ka sõjaväes, kuhu on nüüd oodatud pigem ainult mehed. We're going to set the tone for this country. America first, peace through strength, brought to you by the War Department. Jõud ja ainult jõud. Sõdurite saatmine Los Angelesse ja Washingtoni korra hoidmiseks. Sõjaväeparaad juunis USA armee 250. sünnipäeva puhul sattus juhuslikult tema enda sünnipäevale. Jõudu püüab Trump näidata igas suunas, olgu selleks Venezuela riigijuhi röövimine, varitankerite hõivamine või meemide kasutamine, nagu näiteks see kaart, kus Põhja-Ameerika on USA värvides. Euroopal on olnud kohanemisega raskusi. Euroopa seisukohast ongi nii, et kuidas nad siis sellele survestamispoliitikale vastu hakkavad, kas hakkavad, sest tegelikult see Trumpi poliitika põhiidee, millega ta nii siseriiklikult kui ka välispoliitiliselt püüab nagu ellu viia, ongi siis nii-öelda see, inglise keeles on see bullying, on siis nii-öelda survestamine, kooli kiusamine võib-olla on kõige lähem vaste, et lubades Ameerika suureks teha läbi jõu. Kas see ei ole umbes sarnane sõnum, nagu Vladimir Putinil oli, et meid suruti põlvili, aga nüüd me tõuseme üles ja oleme veel suuremad? No kui me jõuame kas või Gröönimaa näitesse, ma siis siia tulles just lugesin ka välisminister Lavrovi kommentaare, kus ta tõi nagu paralleele Venemaa ja Krimmi vahel ja nüüd Ameerika Ühendriikide ja Gröönimaa vahel, et kus ta nagu saab aru siis Ameerika Ühendriikide poliitikast. Et niisugune väga palju see niimoodi Make America Great Again poliitiline liin, just ütleme niisugused uued julgeolekukäitumise mustrid näivad olevat laenatud siis Vladimir Putini poliitilisest kultuurist. Trumpil pole palju aega järgmiste plaanide elluviimiseks jäänud, sest kongressi vahevalimised on novembris.
Loodetavasti need ikka toimuvad.